särista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stalkerist. 6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid rallisõbrad! Ütleme teile 16. novembril kellaaeg, mil me hakkame 6. käiku Jaapani ralli esimesel saatel salvestama, on 14.16 Gunnar Leheste Delfi tasku stuudios ja Roland Poom teisel pool interneti avarusi millegi pärast. Roland, ütle tere ja räägi nüüd oma lugu, miks sa julgen teile stuudiosse tulla? Tere minu poolt jälle, kuule Gunnar. Minu meelest on lugu selline, et sina ei ilmu kunagi stuudiosse ja mina olen alati seal koha peal. Ja nüüd, kui ma siis ühe korra ei tule stuudiosse, siis on jama majas. Ja aga tegelikult ma tulin Tenerifele aga nagu ikka siis, kui ma olen teinud seda 6. käigu podcasti ka sünnitusmajas, siis ma teen seda ka Tenerifelt, nii et see mind ei takista. Okei. Räägi, kuidas lapsel läheb? Kuule, lapsel läheb väga hästi ja mul on väga raske taga möllata juba, sest ta kõnnib ja jookseb. Nii et ta sai just 4 päeva tagasi üheaastaseks ja ma ütleme nii, et nüüd hakkab mul siis kaal langema kindlasti, sest ma ainult jooksen järgi kogu aeg. Ongi nii, jah? Tenerifel ilm ilus, ma kujutan ette. Kuule jah, see on praegu 26-27, nii et veidi paremast kui Eestis. Ma lihtsalt pidin põgenema. Mul oli kuidagi sellest pimedusest kopp ees korraks. Ja, meil on siin pime, külm, kõle. Täna Eesti ja Austria hakkavad mängima jalgpalli. Aga kaugel Jaapanis, vaata kui mobiilseks on muutunud maailm. Podcast Tallinn, Tenerife ja me räägime asjast, mis toimub kuskil Jaapanis. Ja me kõike saame seal laivis vaadata, kogeda. Me sinuga saame laivis rääkida, et oleme jõudnud ülilahe. Jah, 22. sajandisse. Kuigi on veel 21. Just. Aga räägime siis nii palju, kui meil Jaapani rallist hetkel teada on. Meil on teada, et meil on sõidetud vaid 2,1 kilomeetrit Toyota staadionil. Ma saan aru, et publikut nii palju ei tulnud, kui oodati. Et ma mäletan, et eelmine aasta ikkagi juba avakatsel olid need tribüünid täis, aga seekord räägiti, et järgmise päeva õhtul tulevad täis alles. Jaa, aga ma arvan, et sellest Toyota staadiumist, mis vist peaks olema ka nii-öelda Toyota linnas, on ju? Ja. On sellise nimega linn. Siis üks ja esimese ja teise positsiooni sellele katsel Toyota staadiumil Toyota linna sõivasid Hyundai'd. Nii et kellegile tuleb nüüd kratist kinni võtta ja natuke nahutada, sest seda on natuke häbiväärne vaadata. Aga rahvaga jah, ma ei oska, tegelikult mul puudub üldse info, et kui palju rahvas kuskil on, aga ma sain aru, et ikkagi jah, oodatakse palju, nii et vaatame, mis äkki homme tuleb, et eks see ralli algus on alati igal pool selline, kus alles kogub tuure. Ega, sa ütlesid Hyundai, ega ei olegi ju Toyota oma kodumaal ja kodulinnas seda rallit veel võitnud. Eelmine aasta meil samuti Neville ja Martin Viidage hõivasid kõrgema positsiooni. Jah, ja tegelikult ju Katsuta oli siis see mees, kes nii-öelda Toyota tõi ainukese poodiumi koha, 3. koha, on ju. Et selles mõttes, kui nüüd eelmisest aastast tagasi hüpata, siis oli selline ilus lugu, et jaapanlane Takamoto Katsuta siis võttis poodiumi Toyotaga Jaapanist. Vaatame, kus see aasta läheb. Ma just tegin seda ennustust natuke aega tagasi, siis ma ennustasin, et see aasta Toyotal läheb natuke paremini. Et vaatame, algus pole palju lubav. Aga võlgul on ikkagi esimese katse tulemused, et siis Neville pani selle kinni 0,7 sekundiga tiimikaaslase Lappi ees, sest Lapist me saame veel kõvasti rääkida võib-olla selles saates ja Ott oli 3, 1,4, ja Sordo, Katsuta, Rovanpera, Formeau nende järel, aga kui nüüd Shakedownist rääkida, mis peaks natukene rohkem meenutama nüüd rallikatset,
siis seal meil sinimustvalgete prillidega väga midagi rõõmsat rääkida ei ole, sest Ott oli alles 9. ja kaotus siis parima aja võrdluses Neuvillile 2,2 sekundit. Kas Shakedown, mõni teeb mingid järeldused, mõni ei vaata neid üldse. Kas me peaksime olema mures? No selles mõttes, et ega ta liiga palju nagu mingit positiivset ei süsti on, et jälle, kui ma võtan nagu, mida mulle meeldib teha, võtan selle esimese ringi lahti, siis ka see ei olnud hea, et Ott oli 6, kaotust 3,3 sekundit Rovanperale. Et see tegelikult, kui me vaatame, see on ikkagi üle sekundi kilomeetrile. Teine ring sama lugu, 7. aeg, 3. ring 6. aeg, et kaotust 1,2, et võib-olla see 3. ringiga nüüd me nägime, et midagi oli olemas, aga tahaks nagu öelda, et võiks olla positiivne, et ka siin rallil poodiumi peale sõitu minna, aga ma arvan, et see saab olema päris raske, sest Toyotale on nii-öelda vabad käed antud on ju kõigil meestel, et tehke, mis tahate, lõpetate võsas, siis lõpetate savi. Neville tahab kindlasti Neville'il on ju nii-öelda tegelikult veel võimalik punkti kohal tõusta, ta kindlasti tahab head tulemust siit teha ja siis Ott on kuskil nagu tegelikult kuskil lihtsalt nagu üksinda tegelikult, et tahaks nii-öelda Fordile või M-Spordile tuua mingit tulemust, aga kui too aega on ka savi, järgmine aeg on leping olemas, et tegelikult kui ma praegu seda juttu mõtlen, siis ma võib-olla lähen oma ennustust natuke muutma. Me saame selle pärast laivis muuta, WRCfund.com. Aga sa mainisid Oti, et viimane ralli M-spordis ja läheme kõik sõbralikult lahku. Aga kuidas sulle avalikult tundub? Kas see lahkumine on ikkagi väga sõbralik või ma ei kujuta ise oma töö, kui ma lahkuksin Delfist, ma tean, et ma järgmine hooaeg alustan 1. jaanuarist Postimehes. Ega ma tegelikult ei tahaks ju olla, tegelikult päris elus ei käi ju need lahkuminekud niimoodi, et sa lahkud päeva pealt, kuidagi vormistatakse ära, et jah, et sa jääd siia detsembri lõpuni, aga päris elus sa ikkagi ei käi nii, et sa kuidagi sõbralikult lahku lähed. Jah, M-spordi puhul kindlasti seal võib-olla on nüüd Oti ja M-spordi puhul, et kas see on Ott ja ma ei tea, Rich Milneri suhe on või see on Ott ja Malcolm Wilsoni vaheline mingi suhe ja kokkulepped, et ma arvan, et see Wilsoni ja Oti vahelised suhtused ja kokkulepped tõenäoliselt on sellised, tahaks arvata ja loota, et sõbralikud, aga mis see muu on nagu täitsa nagu, ma isegi ei oska nagu arvata, sest kui me saime aru, siis algselt tuli info, et Ott lahkub ja omal soovil, siis lõpuks Ott ütles oma poolt, et M-sport isegi pakkunud talle võimalust jätkata, mis annab ilmselgelt mingid segased vihjeid, et kas ja kuidas seal üldse see suhtlus seal lõpuks oli ja kui hästi kõik seal omavahel läbi saavad. Polegi meie asi tegelikult lõpuks, aga ilmselgelt see annab nagu vihjab sellele, et nagu tegelikult suht segadus on. Aga kas tunned sa, või arvad, et Ott on juba selles mõttes, et ka Neuville on Oti omaks võtnud. Me teame, et need, kui nad olid tiimikaaslased, siis ega seal õõrdumist oli ju kõvasti ja see paistis ka väljapoole välja, aga kui väga Neuville ootab Otti ikkagi Hyundai'sse? Mulle selle valguses mulle väga meeldis Neuville'i kommentaar, kus ta ütles, et järgmine aasta tuleb tiitel ja kui järgmine aasta ei tule, siis ei tule mitte kunagi enam. Et tundus, et ta nagu omalt poolt üritas siis võib-olla tiimijuhti natuke mõjutada, et tema on see ikkagi see number 1 mees hooaja alguse pealt kohe. Päris huvitav saab see olema, kuidas need 2 meest ära mahuvad, sest ega varasemalt nad ei ole siin hästi ära mahtunud. Ja mõlemad lähevad selge eesmärgiga tiitli peale sõitma. Nüüd Abiteboul lihtsalt siis on omalt poolt öelnud, et hooaja alguses nad istuvad mõlema mehega maha ja ilmselt see vestlus saab olema see, et me vaatame ilmselt kuskil 4., 5., 6. ralli pealt, kus keegi on, ja siis hakkame ütlema, kes on esimene, teine sõit ja mitte varem. Et huvitav saab olema see, et kuidas see siis ka nii-öelda ego pihta läheb, et kummagile mehele, et kui tegelikult vahe võib-olla on väike ja öeldakse ühele mehele, et nüüd sina pead hakkama kohti ära andma, et kuidas see toimib, aga minul nagu liiga palju usku sellest ausalt öeldes ei ole, aga ma jällegi arvan, et mitte kumbki mees nagu ka liiga kaua sellest sarjas enam ei sõida, nii
Minu meelest Neville isegi veel rohkem annab igasuguseid vihjeid kui Ott, et jälle Neville'i väide, et kas see aasta tiitel, nüüd 24 tiitel või mitte, või põhimõtteliselt mitte midagi on ju, et kas võtab tiitli või lõpetab ära põhimõtteliselt, et sellised vihjeid on tema poolt hästi palju tulnud. Mul sellega seoses meenub alati see vormelimaailmast pärit tõsieluline anekdoot, kui vaata Schumi aegadel kõik teised sõitjad alati nukrutsesid ja nurisesid, et mis mõttes, et ei ole ju lepingus, et Schumi on esisõitja. Lepingus, et mina olen esisõitja. Aga siis öeldakse talle, et jah, aga Schumi lepingus on ka, et tema on esisõitja. No ma arvan, et need lepingud ongi suht sarnased ja mõlemad mehed lähevad lootuses, et neid hakatakse toetama, aga eks me siis näe, mis see lõppstaadium saab olema saab. Kusjuures tegelikult see, ma arvan, teeb selle sarja jällegi nagu oluliselt põnevamaks, et kui see aasta me saime nagu suht kiiresti aru, et M-spordi ja Oti kooslus selline poodiumi kohta maksimum ja ralli võidu peale sõita on nagu selline hea juhus võib-olla, siis tegelikult järgmine aasta see Neville'i ja Oti kooslus Hyundai saab olema üliäge jälgida, ma usun. Rääkides üldseisust, ega meil tiitlivõitlus on ju kustunud, aga ei saa öelda, et Otil nagu mitte midagi püüda ei oleks. Otil on ikkagi püüda 3. koht, kes on praegu 3. kohal, Thierry Neuville, vahe 22 punkti. Meil on laual 25+5. Nojah, aga kui palju Neville'i ja Evansi vahe on? 91 – 84, kiire arvutus. 7. Jah. Et selles mõttes Neville kindlasti läheb nagu, võiks vähemalt minna siin nagu võtma maksimumi ja võtta nii palju, et ta saaks selle teise koha kätte. See ei anna küll midagi, aga see on ikkagi mingi statistika lõpuks on ju. Nii et tegelikult ma arvan, siin ongi see, et kas Neville läheb nagu võidu peale sõitma või ta katkestab ja Ott võtab selle koha. Et ma arvan, et see 2 stsenaariumit saavad olema kõige tõenäolisemad. No naljaga pooleks, lepingus võiks ju olla nii, et kes hooaja lõpuks kõrgemal kohal on, see alustab Monte Carlos esisõitjana. Mis oleks aus. Kusjuures see on isegi väga aus. Tõesti väga aus mõte. Kuigi M-Sport ja Hyundai oma... Seda ei saa võrreda, on ju. Siga ja kägu mõnes mõttes. Aga siiski mingisugune võib-olla vaadata sealt katkestamise reiti ja ma ei tea, Power Stage'i reiti, kes kus parem on olnud ja nii edasi. Et siin on mingisugune mõte on kindlasti sees olemas. Aga kui Ott Tänak on nagu selline, et mis ta siin rallil teeb, siis Kalle Roompere minu meelest on isegi veel suurem küsimus, et miks ta nagu vaba nädalat ei võtnud, Jaapan, ma saan aru, peab tulema ikkagi, sest ta sõidab ka seal Jaapanis. Sest esmaspäeval on ikkagi pressikonverents, esmaspäeval on, kus avalikustatakse järgmise hooaja sõitjad, mis saab olema ju suur üllatus. Ja, õigus. Aga mida ta teeb nagu, võiks arvata, et lihtsalt mine tiksu läbi ja kõik on hästi, aga me teame, et Kalle Roompere ei lähe läbi tiksuma, ta läheb võidu peale sõitma. Ta läheb Power Stage'i võidu peale sõitma, et lõpetada ikka see hooaeg pauguga. Et see saab olema ka praegu päris pull näha, et kas ta nagu päriselt veel kärrib ära selle viimase ralli ka võidu peale. Et kui ta selle ära teeb, siis on ikka jube kõva vend. No tal on siin 3 võitu ja väga stabiilselt 4. kohast halvemat on tal ainult ette näete Soomest, kus ta katkestas. Aga ega nii need punktid tulevad ja alati ei pea võitma. Evansil on 2 võitu, Neuville'il 2 võitu, Otilgi 2 võitu. Aga palju halvemaid kohti. Ja, eelmine ralli me natuke analüüsisime ka seda, et tegelikult vaata hooaega alustas teise kohaga Monteston 4-4-4 järjest, 3 4. kohta järjest. Aga see näitab lihtsalt stabiilsust ja kuidas võtta meistritiitlit, et kui me mõtleme tagasi, kuidas mõlemad Sebastianid on võtnud meistritiitleid, siis tegelikult see on lihtsalt stabiilsus, et põhimõtteliselt võib öelda, alati on see hooaja peal 1 katkestamine, mitte rohkem. Et alati oleks stabiilsed punktid olemas, seal, kus on võimalik selle stardipositsiooniga minna, võtta võit, teine koht, ja seal, kus ei ole, lihtsalt olla võimalik lähedal poodiumil ja niimoodi need punktid tulevad. Et selles mõttes Kalle Roompere on väga hästi õppinud
kahe eelmise Sebastiani pealt, kes minust on teinud täpselt sama tööd kogu aeg. Ma lasen siia kõlli vahele, sa võid võtta banaani endal sealt akna tagant. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, nüüd on kõll ka sisse lastud ja ei pea enam muretsema, et midagi ei lähe meelest. Vaata, meil on tihti ikkagi otsesaade olnud. Ei ole ise pidanud nende kõllide pärast muretsema. Nüüd on väike sabin jälle sees. Nüüd oled sa ise ka Madis, on ju? Nüüd olen ise Madis, jah. Aga... Kusjuures sa ütlesid, et võta banaan. Ma hakkasin praegu otsima, kas sa näed mul siin kaameras kuskil banaani või? Kus ma seda nüüd võtma, aga mul ei ole banaani. Ei kasva seal Tenerifel banaane või? Siin on, kusjuures Tenerife on täis banaani istandusi ja ma olen mõned aastad tagasi ka banaani istanduses nädal aega ööbinud kuskil kämpingus. Seekord ma ei ole seal ja seekord siin, kus ma olen, pole ühtegi banaani praegu näha, nii et mul on siin üks San Miguel pakkuda. San Miguel juba kell 1 päeval. Roland. Ei, tegelikult see on siin eile õhtust. Käisin Malagas paar nädalat tagasi, seal oli ikkagi, põhimõtteliselt sain oppida ju sidrunit ja mandariini puu otsast. Kas need ka süüa kõlba proovi teinud? Ma ise tulin ka paar aastat tagasi, kui ma autoga siia sõitsin, siis ka Portugalis, Hispaanias. Mõtlesin tee järjest võtan kuskil linna vahel, maitsen ja ei soovita teistel seda teha. Mis maitsega oli siis? Väga halb. No ütleme nii, et see maitses niimoodi nagu, et seda ei tohiks süüa. Ahah. Aga ma tahtsin rääkida, no mida ikka räägitakse, kui on tiitlid on jagatud, põhimõtteliselt põnevus MM-saarest on kadunud, no teise, kolmanda koha heitus, olgem ausad, ei koti. Ma ei tea, kas sind kotib? Mind ei koti? Ei kotib ka mind. Jah, me võime teha seal nägu, et see on hullult põnev ja pakub meile pinget, aga no olgem ausad, Rompera tiitlivõiduga on see pinge kadunud. Mis siis räägitakse? Räägitakse sellest, kus keegi järgmise aastal sõidab. Me teame, Ott on sõlminud lepingu ja tänase päeva seisuga teame ka, et Lappi on sõlminud lepingu küll pooleks hooajaks Hyundai'ga. Kes on teine, kes saab poole? See on ülihea küsimus, sest mina ka aeg panustasin ikkagi selle peale, et tuleb 4 autot. Ja et Ott Neville Lappi on ikkagi täishooaega ja Suninen ja Lindholm on siis pooliku hooaega. See oli minu pakkumine, aga tundub, et see üks auto võeti maha ja tegelikult ka Abite puhul ju mingi aeg ütles, et nad pigem panustavad selle Hyundai arendusse kui 4. autosse. Et mis siis saab? No ainuke loogiline lahend on see, et Lappi ja Suninen jagavad autot, aga siin tekib nüüd küsimus selles, et 2 soomlast jagavad autot, et kuidas nad nüüd jagavad seda. Et mõlemad ju tahavad ju samadel rallidel sõita. Et kas siia võib veel vahele tulla selline trikk, et Lindholm saab ka midagi? Ei tea. Aga kuidagi hästi ei klapi see, et Suninen, kusjuures 3 soomlast. Suninen, Lappi ja Lindholm, 3 soomlast hakkaksid nüüd ühte Hyundai'd jagama. Ei klapi hästi. 2 ka ei klapi hästi. No vaatame siis, mis saab. Et tõenäoliselt mingit üllatust ei tule, et eks nad ikkagi seal omavahel kuidagi seda jagama hakkavad, aga kuidagi natuke naljakas on jah see, et sellised sõitjad peaksid jagama, sest ma ausalt pean ütlema, et Tanis Ordo ma ikkagi nagu välistaksin. Ma tahtsin küsida, et täna hommikul tuli ju uudis Dirtfish, et Tanis Ordo ütles välja, et Jaapani MM-ralli, üsna kindlasti kõneviisis ütles välja, et Jaapani MM-ralli ei ole kindlasti tema viimane ralli. Et mis mängu selles pusles võib veel Sordo mängida? No võib-olla, kui, siis võib-olla ongi see, et Sordo saabki oma, ma ei tea, 2-3 rallit sealt, on ju, Lappi ja Sunineni kõrvalt siis, kus lihtsalt me teame, et Sordo nagu kindlasti läheb seal võidu peale sõitma ja on suuteline selleks. Sest praegu nagu, kui päriselt mõelda, et Lappi ja Suninen peaksid jagama, siis minu meelest jääbki selline 3-4 rallit nagu õhku, et kus tegelikult olekski vaja seda Sordo abi, aga ma ei tea. Pigem on need vihjed nagu väga selged alt varasemalt, et Sordo rohkem ei sõida. No suht segane. Ja kõige segasem minu meelest selle asja juures on see, et Hyundai ei tee sellest nagu mingit pressiüritust.
et nagu miks nad nagu hakkavad loopima seda infot, et tehke üks korralik üritus, hea PR üritus, äge ju. Muidugi. Siis on veel ju tegelikult kinnitamata ka M-spordi sõitjad. Jaan Martinson oma tänasest leheloos, mida Jaapani rallilt oodatakse. Jaapani rallilt oodatakse eelkõige sõnumeid, mitte tulemusi. Siis seal üks lõik on, ma võin selle täitsa ette lugeda, see on üsna tähendusrikas. Kes sõidavad M-spordis? Esiteks on üsna ükstakõik, kes M-spordis tuleval aastal üldse kihutavad, sest suurde mängu nad ei sekku. Tiimipealik Millenär nimetas kandidaatidena Formeau, Lube ja Munster. Mis me siia lisame? Et kelle veel või? Et kas need ongi nüüd M-spordi löögirusikas järgmiseks aastaks või? Ma just praegu mõtlen, et võib-olla eks tegelikult ju oleks nagu palju parem valik, et ma saan aru, et nad maksavad seal kinni neid sõite või mingis osas, aga ma arvan, Mikkelsen kindlasti nagu oleks selline nagu vähe asjalikum punktitooja seal ikkagi võib-olla, et kas või mõneks ralliks Mikkelsen sinna panna. No me nägime, et Lube täishooaega ei kanna välja. Pooliku hooaja pealt oli ta oluliselt parem. Formeau on teinud head hooaega. Viimati täishooaega ei kandnud välja. Nii et jälle kaua me laseme õppida neil, et mind näiteks tegelikult, kui Takamoto Katsuta on ääretult sümpaatne sõita mu jaoks, siis minu jaoks on nagu see õppimisaeg läbi ja kui ta ütleb, et ta peab veel õppima, siis nagu aitab küll õppimisest, minu meelest vähemalt. Et tegelikult nagu peab sõitma hakkama ja mulle tundub, et alati nende M-spordi noorpilootidega on sama teema, et nad õpivad, aga seda tulemust kunagi ei tule. Äkki see on lihtsalt siuke ilus PR jutt sinna, et tegelikult õpivad, aga me hoiame need selleks, et nad toovad meil lihtsalt raha sisse. Ja me paneme selle õppimise jutu sinna PR-ina lihtsalt külge. Eks see tegelikult lõpuks nii ongi, mulle tundub, ja seda on nagu tegelikult kurb vaadata, aga vahele võiks visata, ma arvan, kui seda võimekust on, ma ei tea, olekski pakuks Mikkelsenil teha 1-2 rallikasse, proovida, vaadata, mis saab. Me ei tea kunagi, võib-olla Mikkelseniga tuleks mingi suuremad sponsorrahad jälle M-spordile kaasa. Veel on räägitud Solbergist. Solbergi oma Monsteri rahadega võiks tulla M-sporti. Samas jälle need rahad ei ole nii suured, et ta kannaks välja terve hooaja ralli ühes. See M-sport on nagu täiesti, seal ei olegi mingit head lahendust, et seal nagu päriselt keegi sõitja oleks, kes sõidab, et see, et seal Ott oligi nagu, ma ei tea, joppamine nende jaoks selles mõttes, et nii on, M-spordil on keeruline kindlasti. Ja tegelikult üks huvitav kuulujutt oli, me tagantjärele võib-olla teame, et see jääbki kuulujutuks, kuigi Toyota, see pressikonverentsi võib ju ka päriselt üllatus juhtuda, et kuskilt Saksamaalt hakkas liikuma kuulujutt, et Rovanpera tahab justkui nagu poolt hooaega teha. Jäi sulle see kõrvu silma? Jäi küll. Aga mingi hetk, kus nagu ära summutati see kuulujutt ja öeldi selgelt välja, et ikkagi täis hooaeg. Kuigi Rovanpera puhul ma arvan, et see ei ole üldse nagu võimatu, et siin paari aasta pärast see juhtub, sest tal on ikkagi nagu päris selgelt mingid muud huvid veel lisaks WRC-le. Ja WRC võtab nii suure aja ja ta on tegelikult väga selgelt öelnud, et teda ei huvita siin Sebastianid ja mingisugune 9 meistritiitlit võtta. Et ta teeb nii kaua, kui ta viitsib ja kui ta ei viitsi, siis ta rohkem ei tee. Et selles mõttes ma arvan, et seal võib ühel hetkel see juhtuda mõne aasta pärast, aga seda kindlasti mitte nüüd mitte praegu. Et see leping vist on Rovanperal lukus ka, nagu ma aru sain. Eks siis esmaspäeval saame targemaks, nii kaua võime spekuleerida. Jaanil on siin huvitav küsimus veel, et milline saab olema ralli tulevik ja mis saab üldse tulevasest aastast. On räägitud, et siin on sõitjad on ju, mis loodi vajab mingi ametikoht. Kes selle ametikoha endale sai nüüd seal FIA nõukogus, kes hakkab sõitjate ees kõnelema? See oli kellegi kaardilugeja. Meenuta nüüd mulle. Kas see ei olnud, ma võin praegu mööda panna, ega ei olnud Julian Ingresse või? Võis täitsa olla. Ühesõnaga, nagu mingid märgid on, et hakatakse rohkem sõitjaid kuulama. Ott ütles sellele, ma ei mäleta, kelle intervjuus see nüüd oli, kas intervjuus meile või kuskile rahvusvahelise kanalile, et tegelikult see ei peaks niimoodi käima, et organisatsiooni juhitakse ikkagi niimoodi, et ülevalt poolt öeldakse, kuidas on.
mitte siuke sünergia, et alumised ka midagi otsustada saavad. Et see oli päris huvitav mõte tema poolt, aga nii palju, kui me oleme järgmisest aastast kuulnud, me oleme kuulnud ainult seda muudatust, et WRC 2-st enam punktikatse eest punkte ei anta. Ma ei tea, mõni sepp võib-olla ei teadnudki, et WRC 2-st üldse punkte antakse. Aga oleks me oodanud mingeid jõulisemaid muudatusi järgmiseks aastaks? No kindlasti oleks oodanud ja no loodame, et tuleb ikkagi. Alustame nüüd kindlasti tuleks alustada, võib-olla järgmine aasta veel seda ei võeta, aga ülejärgmine loodetavasti see nii-öelda sprintralli formaat. Tegelikult see 13 rallit aastas panna neljapäevast pühapäevani. Sõitjate jaoks on see üks asi, aga tegelikult mille jaoks kogu seda pulli tehakse on ikkagi fännid, et kes toovad raha sellesse asjasse. Ja fännid ei jaksa, ei ole võimalik neljapäev reede vaadata seda, et nagu seda sporti tehakse tühja. Spordi eesmärk on meelelahutus, aga need, kellele meelelahutust pakutakse, need inimesed on tööl. Nad ei saa vaadata neljapäev reede rallit. Et ma väga loodan, et kui mitte järgmine aasta, siis ülejärgmine aasta või 25 või 6 või millagi, tuleks see formaat, et me päriselt, me ei räägi 250 kilometrist, räägime 150 kilometrisest MM-rallist näiteks. Ja see oleks täitsa okei. Ja neid võikski teha võib-olla siis, kui ma ei tea, üks ralli toimub Soomes, teine Eestis või üks on kuskil Lätis, et üks võib olla pikk, teine lühike. Aga sõitjate poole pealt või seda nii-öelda reeglite poole pealt, et WRC 2 Power Stage'i punktid ära võetakse, on ainuõige otsus. Ma üldse ei saanud aru, miks need seal olid. Aga nagu väga palju muud on ka teha, et jah. Siin kuidagi see oli nagu kõige tühisem asi, ma arvan, nagu mida võib-olla oleks praegu pidanud tegema, et suuremaid asju, mida oleks vaja muuta. No põhjendus oli see, et vaata selle esikolmik tavaliselt lastakse ju enne ralli üks autosid ära. Väga lihtne oleks, tõstame see esikolmik ikkagi ralli üks autode järgi ja anname ikka punkt edasi. Väga mõistlik oleks, et me saame teha selle WRC 2 nii-öelda katusele hüppamisega pärast ralli üks autos, on ju. No ütleme jah, ei ole ma mõistnud neid seda Fiat ja promootorid aastaid ja ei mõista ma ka vist neid edasi, aga tore, et nad teevad midagi. Ja teine asi on ka see, mida iga ralli järel ju küsime, et mis saab nagu pikemas perspektiivis tulevikust. Ja nüüd on siis Andrew Wheatley, FIA rallipealik öelnud Motorspordile, et 2027 autod saavad olema 80% ulatuses praegustega sarnased, mis tähendab, et 20% ootavad mingid muutused ees. Aga mis muutused? Vaat seda pole autotootjatele veel kommunikeeritud. Vähemalt mitte avalikult, kas kuskilt tagatubades sügavalt kahtlen? Sügavalt kahtlen ka mina ja tegelikult väga huvitav on tegelikult see osa just, et nende autode probleem eelkõige ju tootjate jaoks on see, et see on kallis. See on liiga kallis auto. Aga kui 80% jääb samaks, mis siis nagu selle 20%-ga jälle muudetud saab, et nagu tulla tootjatele vastu, et teha odavam auto, et tuua ka uusi tooteid võib-olla juurde. Et jällegi, kas see on natuke minu jaoks arusaamatu, tore, et nad mõtlevad, mõelgu need autod siis vähemalt 20% odavamaks. Ja, see võiks olla küll kena soovitus. Aga ma ei tea, lähme ennustuse juurde või? Sul on ennustus tehtud WRCFun.comis? No lähme, ma ütlen, et seekord ma tegin nagu täiesti nagu kindla peale mineku, aga nüüd, kui me seda saadet teeme, siis ma hakkasin juba siin mõtlema, et see ei ole võib-olla nii kindla peale mineku. Ühesõnaga, ma ei hakanud seda mingit trikke tegema. Ja räägi oma ennustus, kindla peale minekust. Kohe otsin välja. Nii. Kalle Rauampere esimeseks. Lihtsalt ma arvan, et nagu pauguga lõpetada oleks päris äge. Ja ma ei näe üldse mitte mingit muud motivatsiooni Kallel seal praegu olla ega midagi teha, kui minna lõpetada pauguga see hooaeg ära ja näidata, et nagu ma olen kõige kõvem vend, et mis te üldse üritate. Thierry Neuville teiseks. Lihtsalt seetõttu, et tal on nagu mingi motivatsioon seal mängus püüda Evans kinni. On üpriski lähedal. Hetkel on Ott Tänak mul pandud kolmandaks. Ma võib-olla see on natukene optimistlik. Tahaks tuua siia pigem võib-olla Ožeeri või Katsuta asemele tegelikult.
Ja siis jah, 4-5 ongi Ogier ja Katsuta, et ma siin mingisuguse liigutuse ilmselt teen, et ma ei ole kindel, kas ma Otis ja 3. jätan. Okei, enne kui Power Stage'i juurde lähme, ma ütlen enda oma ka. Mina arvan, et Neville võidab. Ma jään oma traditsioonilise shakedowni ennustuse peale, aga mitte päris top 5 järjestus, vaid ma arvan, et Ogier tuleb teiseks kogemuste pealt. Kalle Roompere, ma arvan, et pingutab mõnes kohas natukene üle ja kaotab sekundeid ja langeb sealt 3. Ott Tänaku shakedowni probleeme või kas need probleemideks saab nimetada, lihtsalt ei saanud aru, miks auto käitub nii, nagu ta käitub. Ma arvan, et see auto pikkadel katsetel ikkagi ei käitu nii hästi kui sellel väiksel Mikihiirel ja ta jääb 4. ja Takamoto Katsuta õpib edasi ja õpib ennast 5. Nii, täitsa nõus. See kõlab hästi su plaan. Võiks nii minna küll. Aga shakedown, mis pikkusega meil see shakedown, või see mitte shakedown, vaid punktikatse on? See on ikka täispikk või? Et punktikatse ei ole ikka Mikihiirel? On, jah. Ei, see on 7,5 kilomeetrit. No väike ikkagi. Pigem ikka lühike. 3 Mikihiirt. Ja saab vahetada siis pärast esimest ringi, siis on refi vahetus, nii et 20, 21, 22 katse sõidetakse samade refidega, ehk siis päris pikalt ikka. Tuleb siis 23 pluss 11, 34, 35 ja siis shakedown otsa, et selline 40-23 kilomeetrit siis ühtede refidega sõidetakse. No minu prediction on Kalle Roompere võidab shakedowni, Lappi on 2. ja Ott on 3. Räägi enda. Algus on sama, Kalle Roompere võiks võita. Edasi olen teinud sellise triki, et pannud seda Takamoto Katsuta. Kui ta jõuab lõpuni, siis võiks ka lõpetada selle kuidagi hoogsalt. Neville 3. Selge pilt, räägime üldseisus ka, Roland, enne kui me saate panime salvestama, Roland ütles, et kuule, kas sa üldseisu oled ka ikka vaadanud? No miks ta seda ütles? Roland on tõusnud eelmise ralliga võrreldes 16 kohta ja tõusnud 4. kohale. Kuule, poodium paistab. Kauge see poodium siin poodium on? Paistab, jah. Kus see punktide üldsseis meil ma pean... Siin nagu ei näitagi mingit punktide üldseisu. Ei, näitab ikka. Mul on 520,5 ja 3. kohal on sama punkti arv. Aha. 520,5 ja teine koht on siis 2 punkti ees ja esimene koht on 4 punkti ees. See on ju sisult olematu vahe. Tihe andmine. Sa saad kätte, ma ennustan. Ja see auhind, mis sa lubasid siin uue alguses, jääb koju. Ma mõtlen selle välja pühapäeval, et vahet ei ole, kui see ka koju ei jää, siis ma ikkagi mõtlen siin mingi auhinna välja. Aga Gunnar, Eesti, kogu Eesti ennustajate hulgas 1281 ennustajat ja ma olen tõusnud 17. Oota, kus sa nüüd seda näed? Ma ei oska öelda, public leagues, jah. Okay. Liigade peale siis näitab mõlemad ära. Ma leidsin Global Leaderboard, siin keegi Ludovic juhib ja Rolandit ma selle Globalis... Oota, mitmes sa olid Eestis? Eestis on 17 ja Global on mul 145. Okay. Ei, 27, sorry, 27. Okei, minu näitab 25, seal siis 2 kohta allpool. Ja mina olen Globalis 2518. On tubli, vähemalt kuskil oled. Siit on hea edasi minna, nagu öeldakse. Siit on alati, siit on hea tõusta, jah. Kuule, aga vaatame ajakavale ka otsa ja anname, ma ei tea, mingeid soovitusi, kuidas rallit jälgida ja kuidas üleval püsida, sest ma ütlen, mul on tõsiselt kahju Kaspar Ruusist, aga ma ei saanud midagi teha. Ma pidin panema Kaspar Ruusi 2 esimest päeva blogima ja Kaspar tuleb ka täna jalgpallile. Jalgpall lõppeb umbes seal 9 paiku, ega Kaspar koju tuttu ei lähe. Kaspar hakkab kell 00.04 blogima teist katset ja paneb hommikul 12.35 välja, kui algab viimane Mikihiir. Täitsa haige. Tahaksid olla Kaspari nahas?
ma ei taha Kaspar olla. Õnneks mul on 2 tundi taga, et mina alustan siit teise katse vaatamist kell 22.04. Ja ma arvan, et ma vaatan esimese ringi ära, et 4. katse algab 2 minutit pärast südaööd, jah. Kuule, kui me õpetame sulle selle blogivärgi ära. Mis sul see puhkusel muud teha on? Noh, muidugi, absoluutselt. Teeme. Nii et mina ise vaatan esimese ringi ära ja siis ülejäänud ma üritan hommikul vaadata üle, et päris tervet tööd üleval ei plaani olla. Et kallid kuulajad, meie 3 järgmist otseblogi, siis võite näha Roland Poomi postitusi. Aitäh, Kaspar, palju õnne, sinu ööd on vabad. Ma esitan siis mingi arve pärast, mis me ei ole kokku leppinud. Jah. Aga huvitavad katsenimed Isegami tunnel 1, Isegami tunnel 2, et siis 23,6 kilomeetrit tunnelis. Loomulikult see ilmselt seda ei tähenda. Noh, äge. Oota, kas Jaapan oli see, kus Sordol eelmine aasta põlema läks või? Ja Sordol läks kohe teisel katsel pole see auto maha. Kas see oli ka mingi tunneli ees? Äkki see oli siis see sama katse? See oli vist see sama ja vaata, seal oli ka hästi pikk tunnel on, ju. Ja sealt minu meelest oli Kaetanovitš oli see, kes sõitis selle tunneli lõpuni ja siis enam pidama ei saanud. Et väidetavalt see tunnel on siis, ma ei tea, neetud või kummitusi täis, et tundub, et vist ongi, et Kaetanovitš tuli mööda tunnelit ja siis ühel hetkel see tunnel sai otsa, siis ta pani otsa seal lõpus seina ka. Väga julge samm siis see katse uuesti programmi panna. Vist programm on vist täpselt identne eelmisel aastale või? Jaa, oli vist mingi siuke jutt, jah. Mis meil see ilmateade lubab? Tead, ütlen ausalt, ilma pole vaadanud. Ma olen vaadanud sisevideoid pigem olude mõttes, et selline päris tämp olu on, ehk selline niiske ja hästi sügisene, et neid tundub, et need katsed on täielikult lehti täis. Et ma nüüd täpselt ei oska öelda, et kas sealt esimesena tulles nüüd on väga lihtne seal lehtede peal sõita või mitte, aga eks paistab. Pigem on väga sügisene, kergelt tämp, kui palju vihma tuleb, no eks ole näha. Ja kas tuleb. Ja mõnus slipperi road, nagu öeldakse. Just. Aga ilmateade mul on ees nii palju, kui võib Google'i ilmateadet usaldada, siis Toyotas Aichi prefektuuris Jaapanis. Homme sademete tõenäosus 70%, võib ka päikest näha. Laupäeval sademed 30%, päikest ei näe. Ja pühapäeval sademed 30% ja võib ka päikest näha. Et tegelikult need jutud selle ilma kohta on palju hullemad, kui ilmateade ise näitab. Ja tundub küll, et see homne vihm, noh, tõenäoliselt on ju. Aga tegelikult on ka lahe just, kui võib-olla alguses see nii-öelda mingi action toimub ära ja keerulised olud. Ja lõpuks siis lõpetame hooaeg ilus ilmaga, päiksepaistiliselt. Just. No mina ise kavatsen... Tõusa päiksemaal. Mina ise kavatsen nii vaadata, et ma ikkagi 6 ärkan, üritan mingi ülevaate saata nendest 3 esimesest katsest ja siis laivis vaadata teist poolt. No siis on umbes vastupidi minuga. Sa oled vastupidi, jah? No aga siis 2 peale paneme kokku ja anname ka kuulajatele pildi ette. Jah, täpselt. Ja teisel päeval, tegelikult teisel päeval enam-vähem samas tempos minnakse edasi 01.04. Laupäeva öösel algab teine päev ja 00.05 kolmas päev. Ja meie podcastid lähevad salvestamisele igal päeval nüüd kell 10. Ja kõik tegelikult ikkagi küsige küsimusi 6 kaik@delfi.ee. Jah, kuhugi on need küsimused kadunud. Ma ei tea, kas see, et ma ühe saate vahele jätsin nüüd siin, kas mind võeti kohe meilistis ka maha, et meile pole minule jõudnud 2 küsimuse vahel, 2 saate vahel. Sa oled siin nii palju pausi pannud selle saatega, et võib-olla sinuni ei jõuagi need enam, jah? Ja ma teen nüüd kõik need pausid nüüd Jaapaniga tasa. See sobib. Kõik fännid ootavad sind. Meil on kirju kindlasti tulnud ja mina ei ole neid kirju näinud ja mailboxi mul ei ole. Aga ma olen kindel, et kirju on tulnud, et kus on Gunnar?
Viimane kiri on tulnud Marekilt pühapäeval 29. oktoobril, mis oli ju viimane päev ja see rääkis, et mis jama teil nüüd selle telepildiga jälle on. No vot, ma ei tea, kas oli mingi jama, aga noh, ju siis oli. Mingi jama oli seal vist see, et väiksemate autode arvestuses mees mehe vastu ja tiitlile võitlus käib ja me alatasa ei saa neid telepilti ja see ei ole esimene kord. No see ei ole jah meie teha. Okei, see pole meie pihta. Iga ralli ikka keegi saadab selle kirja ka ära, et kuulge, öelge oma selle Kalev Kruusile, et ta ikkagi nendest asjadest ei räägiks. Et ei, noh, Maalile Kükametsast on see ajakirjandus kõik üks ja sama pada. Ja täpselt, et ei ole vahe, kas on Delfi või on Postimees või on TV3, kõik on üks ja sama jama. Aga kuueskaik@delfi.ee ootame siis lõbusaid küsimusi ja pange meid nuputama, nagu ikka mõned meie püsiküsijad on usinasti teinud. Ütle, Roland, veel see, et mida sina ootad sellest rallist? Mis on see nüanss, mis sinu südame nendel päevadel põksuma paneb? See on jube hea küsimus. Eks ole? Ja sellele väga raske vastata. Ma isegi ei oska ausalt öeldes öelda, mida ma ootan. Ma tahakski võib-olla tahaks veel näha seda Neville'i, kas Neville suudab kokku võtta, lubas ta eelmise ralli lõpus minna teist kohta võtma, siis punktiarvestuses. Kas ta suudaks selle ära lukku panna? Ja võib-olla ka sellist mingit hästi konkreetset mees-mehe vastu võitlust tahaks näha, et meil ei ole siit muud leida, et võib-olla samade autodega sõitvad Ogier, Roompera. Noh, jah. Ühesõnaga tahaks sellist lihtsalt mingit tihedat andmist näha ja ega rohkem ei tahagi näha. Äkki oleks see piisav? Mina ootan, ma küll ennustuses panin teistmoodi, aga ma panengi alati ennustuses teistmoodi, kui ma ise loodan. Et Ott ikkagi paneks ühe väärika punkti ja võiduka punkti sellele M-spordi Kolgata teele. Jah, selles mõttes ma olen nõus, et see hooaeg oli kohutav. Mitte kunagi enam ta M-spordi autosse ei istu, seda me teame. Pole aega sellise nalja jaoks enam tema karjääris. Et ilus punkt oleks ma arvan, aus. Aga samas jätab oled sa nõus, jätaks ikkagi õhku küsimus, et aga on siis vaja ära minna või? Jah. Noh, aga seda me ei tea kunagi. Seda me ei tea kunagi. Seda vastust teil ei ole. Jah. Võiks ju tegelikult ju nii teha, et juba Jaapanis oled Hyundai roolis. Tead, testimistega on kunagi minu meelest olnud niimoodi, et äkki võis ka olla, ma ei ole, võin praegu täitsa mööda panna, et aga kui viimati Ott sõitis M-spordis, siis tal lubati Toyota testi minna tegema. Ma ei ole kindel, aga niimoodi päris rallile, jah, seda nüüd päris ei saa, aga testi on küll lubatud, aga viimasel ajal pole seda kuulda olnud enam, et kes on meeskonda vahetanud, et siis kehtiva lepingu ajal saab minna uut autot juba testima. Kas vormeli ajalugu ei tunne hooaja siseseid tiimivahetusi või? Ma nagu mäletaks mingist vanast ajast. Ma tahaks ka öelda, jah. Tahaks ka öelda, et midagi nagu oleks. Ja see oleks päris lahe tegelikult, kui tehtaks. Eriti vaata need vennad, kes sõidadki pooliku hooaja pealt. Et näiteks Lappil on poolik hooaeg, on ju. Ja järgmise poole hooaja pealt hüppabki M-sporti võib-olla. Huvitav oleks lihtsalt, jah. Kui keegi leiab üles hooaja sisese vormel 1 tiimivahetuse ja kinnitaks mulle, et mu mälu veel elab, siis oleks väga tänulik. Pange kirja kuueskaik@delfi.ee, sest kiirelt guugeldades see ei tule välja. Kahjuks. Ja siis võib-olla panid mööda. Aga ei, tegelikult ma nagu mäletan ka, et kuidagi mälusopis on midagi, et midagi sellist oleks olnud. Vaatame, keegi targem annab teada. Okei, hakkame siis seda rallit jälgima südaööst alates, kes südaöösel, kes hommikul. Ilusat päikesevõtmist sulle sinna Tenerifele. Ma tänan. Head, mida ma sulle soovin, head vihmavarju kandmist. No Eesti jalgpallikoondise võitu ikkagi. No seda muidugi. See tuleb kindlasti. See tuleb alati.
Toomas Häverli ütles, et punktide võtmine juba oleks ajalooline. Ma võiks talle veel meenutuseks öelda erinevaid suuri tulemusi, mis on olnud ajaloolised ja keda me kõik võitnud oleme. Et värskendada kas võitlase mälu, aga ei. See selleks, elame üle selle jalgpallikoondise õudse lõpu. Loodetavasti lõpp on ilusam, kui senimaani on olnud. No alati peab olema positiivne ja optimistlik, nii et parem tulevik ootab meid ees. Jaa, alati. Aitäh kuulamast ja ilusat päeva! Homseni! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.